turutrendid nädal 48 ja minu nimi ikka Urmas. Täna siis veidi hilisem ülevaade tulenevalt siin võimalikest tervislikest seisudest ja kahjuks pidin nädala alguses natukene tagasihoidlikumalt asja võtma. Et see on selline lõunamaa rõõm, kus ma praegu viibin ja siia tuuakse kokku alati ka kõige paremad viirused üle maailma. Nii et mul on neid õnnestunud siin järjest korjata ja kahjuks on ka tervis selle tõttu kannatanud. Aga ei ole hullu, saame sellest ka üle. Igal juhul täna siis kolmapäev, 27. november ja oleme siin tänupühade eelsel õhtul osa turgudest nii palju, et need on siis homme suletud ja reedel ka siis poolik päev, nii et väga palju see nädal eriti enam ei toimugi. Aga sai mul see nädala ülevaade tegelikult juba siin nädala alguses ju kokku pandud ja oli ta enam-vähem valmis. Mõtlesin, et ma teen seekord siis väikese vahe kokkuvõtte, et väga palju sellel ei peatu, mis oli ja mis tulema pidi, et aga räägin siis veidi teistest asjadest. Et olulist võib-olla, mis nädal tagasi siin oli, et seal siis PMI numbrid tulid ka välja ja see on siis 31 kuu kõrgemale tasemele jõudnud, mida toetas siis teenuste sektor jällegi. Teenuste inflatsioon on endiselt üsna tugev. Ja mis veel jäi silma, et inflatsioonisurve ka püsib endiselt USAs, nii et Fedil on seal võib-olla natukene mõtteainet järgmise detsembri kohtumise jaoks. Aga mis toorainetesse puutus, siis kuld on siin natukene taastunud, aga sellel nädalal siis uuesti taandus ja nafta hind on ka siin olnud üsna tugevas kõikumises, et tegelikult nafta on üsna suure surve all ja võib-olla isegi lähiajal väga palju lootust kõrgemale siit pürgida ei ole, kuigi tehniliselt ta tundub, et näitab võimalikku sellist toetuspinda, aga siiski seal on muud faktorid ka mängus. Mis uudistest nagu silma jäi, et siin ettevõtete juhid on üha innukamalt müünud ja müümas ja oma ettevõtte aktsiaid siis, mis on rekordkõrgusele jõudnud tegelikult. Ei ole see sugugi mitte hea märk, et see näitab võimalikku turu ikkagi tipnemist ja võimalikku siis usku, et siin järgneb korrektsioon ja loomulikult ka igasuguste tarbimislaenude võlgnevused aina kasvavad, see on ka jõudnud siin kõrgemale tasemele 14 aasta jooksul, eriti just autolaenude osas, et see on ka väga hea selline indikaator, mis viitab siis tarbija võimekusele oma kohustusi täita. Et seisud ei ole ilusad ja ka Warren Buffett on ju järjest rohkem liikunud rahasse ja seegi siin tegelikult viitab võimalikule korrektuurile, sest et Buffett on väga hästi ka minevikus neid kriise ju ära tabanud ja hakanud juba eelnevalt müüma, sest et ega tal see müük ei käi niimoodi, et vajutan nuppu ja tehing tehtud. Tema peab oma tehinguid ju pikemalt ette planeerima, sest et need on nii suure mahuga. Aga nagu me siit näeme, et siis näiteks enne .com crashi 2000-atel tema alustas müüki juba varakult, enne finantskriisi alustas ta müüki varakult ja nüüd on ka alustanud müügiga juba varakult. Nii et need on sellised ohukohad, mida tasub meeles pidada. Samas institutsionaalne rahavool on USA aktsiatesse jõudnud aina rohkem ja rohkem. Ehk siis need positsioonid on ka ajaloo kõrgematel tasemetel. Nii et vägagi vastu rääkiv, et kas see nüüd on tark raha või loll raha, et eks seda siis aeg näitab, aga praegu muidugi, kuni turud on tõusus olnud, on need igati õigustatud, aga kes nüüd suudab ära tabada selle õige hetke, kui turud hakkavad pöörama, siis nemad on vast kõige targemad siin selles mängus. Natuke sellist
koomilist poolt ka, et Jim Cramerit alati tuuakse näitena, et kui tema midagi soosib või midagi maha teeb, et siis vastavalt kas selle vara väärtus hakkab langema või tõusma, et vastupidi tema arvamusele. Ja mis nüüd siis Cramer välja ütles, et Bitcoin on just see vara, mida tuleb hoida ja see on just see võitja. Ja see tegi muidugi turud ärevaks, et oi, et kas nüüd Bitcoin hakkab langema. Bitcoini kohta mul on ette valmistatud eraldi ülevaade ja selle ma katsun ka siin lähiajal kohe sisse salvestada ja teieni tuua, sest et seal on ka väärtuslikku informatsiooni, mida ma kindlasti tahan teiega jagada. Et hoidke siis silmad lahti ja üritan selle postitada nii pea kui võimalik. Mis veel viitab võimalikule turu tipnemisele on päikese laikude või päikese tormide tsükkel. Et seegi on teema, mis vajab natukene lähemat käsitlemist. Ma ei hakka siin väga pikalt sellel täna peatuma, aga see on väga täpselt toiminud umbes 11-aastane tsükkel. Ja oma tippu on ta leidmas nüüd lähiajal, kas selle aasta lõpus või järgmise aasta siis esimeses pooles suure tõenäosusega. Mida see viitab? Tavaliselt, kui see päikseaktiivsus on kasvamas, siis kasvab ka majanduslik aktiivsus ja ka turgude aktiivsus, ehk siis selline optimism ja kõik muu kipub kasvama ja kui see tsükkel hakkab pöörama, siis kipub see ka turgudel väljenduma. Et seda on siin ajaloos ka päris palju näha olnud, kes viitsib teeb ise analüüsi, aga mul on see juba enam-vähem siin tehtud, et jällegi see on üks võimalikke teemasid, mida ma eraldi käsitlen. Natuke reklaami ka siia, et olen siis valmis saanud uue koolitusega ka kauplemise alused ja finantsturgude analüüs. Selle koolitusega alustan ma veebruari alguses. Tegemist on siis live online koolitusega, millele viin läbi siis üle Zoomi ja selle koolituse maht on circa 7 tundi, 7 nädalat see koolitus kestab, kohtume siis üle veebi ja esimene tund on siis 2. veebruaril 2025, nagu öeldud. Katan seal ära päris laia skaala, et saab olema üsna intensiivne. Mahutan sinna sisse siis kauplemise alused, fundamentaalse analüüsi, tehnilise analüüsi, tsüklianalüüsi, finantsastroloogia, riskihalduse ja ka psühholoogiat natukene juurde. Nii et see peaks andma päris hea sellise kompaktse ülevaate just minu vaatest, kuidas neid asju ära kasutada ja kellele see koolitus võiks sobida, tõenäoliselt nii algajale kui ka edasi jõudnule, et õppida on siin igal ühel midagi, ma arvan, et minu vaatenurgad on ehk natukene erinevad tavapärasest lähenemisest, nii et igal juhul ootan teid osalema ja mis veelgi olulisem, meil on praegu käimas novembri soodusmüük siin Musta Reede raames ka, et kõik koolitused on 15% soodsamad. Koolituse saab broneerida siis astroloogiaabi.ee/koolitused, mul on siit puudu jäänud, et tegelikult see link on siis koolitused lõpuga või siis minna astroloogiaabi ja sealt lingi kaudu. Kasuta kindlasti siis sooduskoodi, mis kehtib selle kuu lõpuni, must kuu ja saad selle koolituse broneerida siis 15% soodsamalt. Nüüd aga tehnilise pildi juurde ja tehniliselt siis eelmise nädala lõppu vaates oli pilt üsnagi sükene optimistlik juba, olgugi et see kasv ei olnud väga tugev, aga sellise prognoosi ma ka välja käisin nädal enne, et minu prognoos oli kergelt tagasihoidlik nädal esimesel poolel ja kiirenev taastumine siis teisel poolel, mis tegelikult ka aset leidis, täpselt nii ta siis välja kukkus. Ja selle nädala seisu me vaatame ka kohe, aga jah, see oli siis nädala alguse vaade eelmisesse nädalasse vaadates. Mis aga väljendas veelgi enam seda minu prognoosi oli siis võrdselt kaalutud S&P 500 indeks, ehk siis RSP või equal weighted, jah. Et siin oli see nädala lõpu siis taastumine veelgi teravam ja tegelikult väga täpne prognoos ja sai tookord välja käidud.
Nädalane pilt püsib endiselt väga positiivne, nii et ei väsi ma siin kordamast, et siin ei ole praegu veel ohumärke näha, vähemalt tehnilise poole pealt mitte, jah. Ja suuremad indeksid siis enam-vähem kõik ühtemoodi käitusid, võib-olla üks tugevamaid oli Russell 2000 ja ka Dow Jones, mis siis tegid väga ilusat taastumist, et kõige nõrgemaks seal ikka jäi mitte Russell, vabandust, Nasdaqi, et tehnoloogia oli siis nädal aega tagasi üks nõrgemaid. Siin 50 päeva keskmine on seal väga palju ei peatuda, püsib ikkagi seal kõrgendatud tasemetel 200 päeva keskmine samamoodi ja VIX on taandunud nüüd peale valimisi, nii et see on läinud kõik ootuspäraselt. Sektorite poolest, mis silma jäi, et siin olid materjalid, utilities, energia oli ka üsna tugev, aga ikkagi kõrgendatud fookuses püsivad siin endiselt tarbijakaubad ja finantsid. Need on ühed tugevamad siiamaani. On, jah, nagu öeldud, siis insiderite aktiivsus on ka üsnagi tugev ja seda just eriti müügi poole peal, et ostmist on aina vähem. Ja kui statistiliselt vaadata, et see nädal, mis meil praegu käimas on, et kuna ta on nii lühike nädal, siis tegelikult ega siin väga midagi prognoosida ei õnnestugi, et ta on pigem olnud statistiliselt just viimastel aastatel negatiivse poole peale, aga pikemas ajaloos jällegi positiivsem. 50-50, ütleme nii, et ega hea meel on muidugi selle üle, et see soonne on hakanud korrelatsiooni suhtes näitama positiivset suunda, ehk siis ta hakkab ajaloolise keskmisega rohkem ühtlustuma just eriti pikemate tsüklite suhtes, et siin 15-aastane on juba päris hea korrelatsiooniga. Et see on igati positiivne, me võime ehk natukene kindlamalt jällegi suhtuda sellesse sesoonsesse vaatesse. Astroloogiliselt eile pöörasin Merkuur retrograadseks ja täna on meil siin ka üks väikene trikoon olnud, aga pärast seda väga midagi ei toimu ja turud ongi nüüd täna hakanud natukene reageerima allapoole. Mida meie Blackbox mudel ütleb, et võib-olla siin detsembri algus on natukene negatiivsust, et oleme siis selles mõttes tähelepanelikud, et vaatame, kuhu turud meile suunda näitavad. Nüüd nädala prognoosid said küll välja käidud pühapäeval juba, et need said üles Patreoni kanalile. Kõigil meie Patreoni liikmetel, tasulistel liikmetel siis oli võimalus nendega tutvuda ja neid juba varakult näha. Nii et igal juhul, kes ei ole veel liitunud kas minu Patreoni või siis Substacki kanaliga, siis kindlasti tehke seda, mul on ainult hea meel, kui te minu tegemisi toetate ja võib-olla sealt ka üht-teist kasulikku enda jaoks leiate. Mis aga nädal aega tagasi sai välja käidud, et S&P prognoos väga täpselt kattus siis tegelikult selle hinnaliikumisega, mis nädala jooksul toimus, et see oli väga, väga täpne. Kulla prognoos võib-olla mitte nii illustratiivne, aga siiski enam-vähem jällegi pöördepunktid tulid siit välja. Ja see nädal siis, jah, nagu öeldud, tänupühade nädal ja siin väga palju enam ei toimu ka, et me oleme kolmapäeva õhtus siin ja sellises seisus pühadeelses meeleolus me oleme. Homme, nagu öeldud, turud kinni, reedel poolik päev ja võib-olla siis detsembri algusest läheb uuesti aktiivsem kauplemine lahti, mis aga on oluline silmas pidada, et selles sesoonse, vaid pühadeelse hinnakäitumisega kipub olema alati nii, et enne pühi hinnad tavaliselt tõusevad ja siis peale pühi nad kipuvad korrigeeruma, et tekib siuke kerge pohmelus, nagu ma ütlen, et peale pühi tulevad siis tagasi inimesed oma kauplemislaudade taha ja tekib kuidagi selline pessimism, et see pühadeelne optimism hakkab ära kaduma. Nii et selles mõttes tasub olla ettevaatlik, et siin võib-olla detsembri alguses tuleb kerget korrektuuri sisse. Suurematest siin võib-olla majandustulemustest Dell ja HP ja sellised olid siin nädala pildis ja vaatame siis graafikuid ka.
ja vaatame, mis meil siis tegelik hinnaliikumine teinud on, et noh, nagu öeldud, siis esmaspäev oli niisugune suht kaaluta olek, eile oli suhteliselt ilus tõusupäev ja täna on meil siis järjekordne pöördepunkt, mis on ka turud natukene korrektuuri toonud. Et viimane pöördepunkt, mis oli meil siin eelmisel teisipäeval, see siis kattus väga ilusti ja siit ka turg hakkas üles liikuma. Kas nüüd see pöördepunkt saab olema otsustav, et hinnad tulevad siit korraks alla? Kuu alguses võib olla, et järgmine pöördepunkt siit edasi on siis neljapäeval 5. detsembril, et seda tasub siis võib-olla silmas pidada. Kulla puhul, jah, nagu öeldud, et hind on korrigeerunud, siis ta korra taastus siin eelmine nädal ja sel nädalal siis jällegi korrigeerunud üsnagi tugevalt ja meie Patreonis on üleval ka kulla pikem prognoos, et sealgi sai öeldud, et see korrektuur kestab tõenäoliselt siin detsembrini või detsembri esimese pooleni välja isegi, et siin tasub olla veel tähelepanelik nende suhtes. Ja kui juba naftat sai ka korra mainitud, et siis lihtsalt selline tähelepanek, et ta käib ja kompab siin seda toetuspinda, aga kuskile väga liikunud ei ole, et selline paigal seis pigem praegu ja pigem negatiivne. Bitcoini, jah, et kui sellest juba juttu oli, et siis Bitcoin on endiselt meil sõiduvees, ta korraks küll korrigeerus siin, kas nüüd just Kreimeri jutu peale, aga leidis ta siis uuesti toetuspinna siit toetustasemelt, mis tekkis ja täna on hind ilusti jällegi ülespoole liikunud, nii et hoia silmad lahti, teen siis õige pea loodetavasti ka Bitcoini põhjalikuma ülevaate ja toon selle teieni. Tallinna turust nii palju, et kui siin nädal aega tagasi sai öeldud, et turg on tõenäoliselt leidmas ikkagi suuna allapoole, et nii ta ka siis on tegelikult läinud ja praegu on trend allapoole, et siin toetuspind on jällegi siin 1685 peal. Et midagi positiivset siit praegu ei paista. Ja mis veel silma jäi, et võib-olla valuutaturul on ka üht-teist huvitavat siin nagu toimunud, et dollar on olnud siin väga tugevas sõiduvees ja ta leidis küll nüüd reedel üsna olulised toetuspinnad, et mitte küll dollari indeksi baasil, vaid kui vaadata siin paare nagu euro USD ja inglise nael USD, et siis need mõlemad leidsid väga teravalt selle toetuspinna ja hind hakkas pöörama reedel. Ja sealt edasi ongi siis mõlemad paarid ilusti näidanud jällegi tugevust. Nii et kas see toetuspind saab olema nüüd määravaks, et seda siis aeg näitab, aga hetkel jah, tundub, et siit mingisugune pööre on nüüd toimumas. Siis kiire vaade veel. Ma hoian muidugi silma peal siin sojaubade futuuridel ka, et see on ka üks võimalikke selliseid kandidaate. Ma ootan mingisugustki tehnilist pilti, mis hakkaks näitama positiivset liikumist, et hetkel seda veel ei ole, aga siin on päris ilus toetuspind all, et kui see nüüd pidama jääb ja siit hakkab ka tehniliselt ilusti tõusu näitama, siis võib olla tegemist päris hea võimalusega. Suurematest, mis ma siit siis välja toon, et see nädal natukene on pilt paranenud, et Apple ka on veidi tõusnud, Amazon on väga vähe tõusnud, mitte midagi olulist. Google ka leidis siit toetuspinna ja veidi taastus, aga siiski trend on praegu negatiivne. Google'i jaoks Meta samuti negatiivne. Microsoft sama pilt, et mitte midagi positiivset hetkel ei paista. Nvidia tõenäoliselt hakkab see majandustulemuste järgne korrektuur peagi läbi saama. Tõenäoliselt seal detsembri esimeses pooles või isegi esimeses kümnendis. Või esimene 10 päeva jooksul. Nii et selles mõttes jah, tuleb jälgida, kas ta nüüd päris siia toetuspinnani jõuab, nii palju ei korrigeeru. Aga siiski praegu ta siis kerges korrektuuris on ja tsükliliselt see paistis ka väga ilusti sealt välja. Netflix ka leidis oma tipu siin korraks ja nüüd veidi on korrigeerunud, aga trend on ikkagi positiivne. Tesla puhul ka pilt üsna ilus ja püsib
püsib kõrgendatud tasemetel. Palantir samuti siis leidis uue toetuspinna ja on jällegi siin kõrgendatud tasemetel, nagu on varasemalt ka öeldud. Zscaler ka veidi hakkas siin taanduma nüüd nädala jooksul. PayPal tegi ka siin ilusat tõusu, et see oli üks kandidaate siin nädal aega tagasi. Ja nii ta ka läks, nii et selles mõttes ta oli üks võimalikke tehinguid. Ma ise küll temaga ei teinud, mul olid siin teised asjad soolas ja Lululemon on ka siin positiivses trendis praegu. Mis mul endal hetkel käimas on, et CTLT ehk siis CTLT, Catalent on siis üks, millega ma tehingusse läksin ja see siis tsükliliselt näitas, et võimalik tõus on ees ja tõesti siit tuli väga terav liikumine ja see kasumi target sai saavutatud. Mida ma taga küll tegin, oli see, et ma võtsin pool kasumit välja, nagu ma kipun tegema ja jätsin pool veel tiksuma, et vaatame siis, mis suuna ta võtab. MMC on ka siin tehingus mul ja hakkab siia vaikselt kasumi targetini jõudma. Vaatame, kas see siis ka jõuab selle eelduseni või mitte või tuleb võtta poole pealt kasum välja, et vaatame jällegi, jälgime hoolikalt. Siis VTRS oli üks võimalikke kandidaate, siin oli väga ilus momentum liikumine ja siis lipu moodustumine ja kui ta siit välja murdis, siis ma ka tehingusse temaga läksin, et ta küll esialgu näitas väga ilusat momentumit, aga nüüd veidi korrigeerus, aga hetkel siiski on pilt positiivne. Ja TEH ehk siis TECH on ka üks millega tehingusse sai mindud siit taas. See nüüd baseerus mul jällegi tsüklianalüüsil ja tehniliselt võib-olla tundus, et natukene varajane, aga siiski, kuna siit väga ilus momentum hakkas täpselt ka tsüklianalüüsi baasil tekkima, siis siit see tehing sai ka alguse minu jaoks ja praegu on ta siis liikunud täiesti õiges suunas. Guild samuti. Siit ta siis sellest trendijoonest murdis välja ja jällegi tsükliliselt näitas ilusat võib-olla kasvupotentsiaali, nii et ka sellega sai tehingusse mindud. Ja LXFR on ka üks selliseid, et võib-olla päris kohe ta on siit positiivsust ei näidanud, aga nüüd ta täna lõpuks murdis ka siit välja sellest kergest kanalist, nii et vaatame siis, kuidas ta siit edasi liigub, et sellised siis mõtted ja kuna ma siin nädala keskel juba omadega olen ja tegelikult meie nädala prognoosid siis ka Patreoni kanalile avalikult homsest tulevad saadavale, siis käime need ka juba siin korraga üle, et selle nädala prognoos siis S&P puhul oli vastavalt selline, et võib-olla reedel, kui turud avanevad, kuigi see on poolik päev, et siis võib-olla see optimism hakkab seal natukene taanduma ja natuke pikem prognoos siis viitab ka siin võimalikule tipnemisele, kas nüüd ja praegu või siis järgmine nädal, et vaatame, kas siit tuleb mingi pööre ka. Siis 42 kuud tsükkel ka viitab meil siin võimalikul turu tipnemisele, see ei tähenda seda, et ta nüüd kohe siin hakkab pöörama, et ega ta alati nii täpne ei ole, nagu me siit näeme, aga siiski ta viitab võimalikule korrektuurile. Ja kui me vaatame kulla prognoosi, siis see sai selline välja käidud, ma ei ole see nädal nüüd nii täpselt jälginud, kuidas see kattuvus oli, aga kuna siin esmaspäeval oli suurem korrektuur ja pärast seda on ta veidi taastunud, et siis võib olla, et see enam-vähem peab paika, et siis reede peaks olema pigem ka negatiivne jällegi kulla jaoks. Ja nädala ideed juba said kaetud, nii et sellega vist saigi täisring peale, nii et igal juhul, kellel on huvi, siis kindlasti tulge ja broneerige omale koht minu koolitusele. See saab kindlasti olema väga põnev kohtumine ja saab seal ka siis live küsimusi küsida ja võib-olla rohkem kaasa mõelda teemadele ja kindlasti, nagu ma ütlesin, kuna selle nädala siis laupäeva õhtuni, ehk siis selle kuu viimase päeva õhtuni kehtib ka soodustus 15%, siis on praegu just õige hetk seda momenti ära kasutada ja see koolitus endale veelgi soodsamalt broneerida.
mina ka tänan, soovin teile siis rahulikku võib-olla nädala teist poolt, et ega siin väga palju enam ei toimu ja loodetavasti kohtume juba uues ülevaates uuel nädalal. Kõike head teile!